Tšau, vaatame täna, mis sõnumid sind ootavad. See on valikuline ladumine, kus sina ise valid selle kaardi, mis sind kõige rohkem nendest 4 tõmbab. Ja siis on video all on jälle ajad kirjas, nagu ikka, kus sa vajutad peale ja liigud otse enda grupi juurde ja gruppe on 4, nagu näha. Ja kohe ütlen ära, et esimene grupp on siin, teine grupp on 3. ja 4. grupp. Ja taaskord pane siin kohal pausi, pane video pausi peale. Vaata neid kaarte, tunneta, milline sind nendest tõmbab kõige rohkem. Kas tõmbab üks grupp või tõmbab siin mitu gruppi või ka mitte ükski. Ja sellisel juhul võid tulla teine kord tagasi ja uuesti vaadata, et kas mingi grupp sind siin tõmbab. Ja kui tõmbab ka mitu gruppi, siis sa võid ka neid mitut gruppi siis kuulata. Aga tihti need ladumised mul on üsna sisukad või siis need jutud või soovitused on sellised, tihti on sellised sisukamad. Et kui mitu gruppi tõmbab, siis võib-olla oleks hea teha paus ja siis hiljem tagasi tulla ja kui on mingid head soovitused, mis sind kõnetavad, et siis need kas kirja panna või tulla uuesti tagasi kuulama ja proovida neid oma elus kuidagi rakendada ja integreerida neid ja seda infot siin. Ja kui on midagi, mis sa kuulad, aga ma ei tea, kas see on ikka ulmeline või nagu ei hooma neid asju, oleneb, mis grupi sa valid. Mõnel on sellised hästi lihtsad jutud ja mõnel on sellised sellise nii-öelda laiema mõtlemisega inimesele siis. Aga et võta siit nendest ladumistest, ütleme nii, et see, mis sind kõnetab ja mis ei kõneta, seda ei pea kaasa võtma endaga ilmselgelt. Ja aeg-ajalt ma ikkagi postitan neid videosid ja siis sa võid panna sellele kanalile, et jälgi, et sa saaksid neid videod kohe siis saaksid nii-öelda teada, kui ma üles laen. Aga nüüd selle pikema jutu peale ma näitan ligemalt ka neid. See on grupp number 1. Grupp number 2. Grupp number 3. Ja grupp number 4. Nii et kui sa oled nüüd teinud ära valiku, siis näemegi sinu grupi juures. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 1. Ja vaatame siit, mis sinu sõnum on. Kahtleja. Kahtleb oma võimetes ja siis ta ei võta riske. Nagu näha, siis mingid, võib-olla sul on mingid oskused või teadmised ja saaksid neid kuidagi kasutada või rakendada, aga on mingisugune hirm võib-olla või kahtlus, lihtsalt võib-olla kahtlemine, kas ma saan hakkama, kas ma oskan. Või siis on mingid võimalused, mida sa saaksid kasutada, midagi uut proovida teha, aga mingisugused hirmud on, et sa hoiad ennast kuidagi ise tagasi. Aga vaata, mida sulle tarokaardid räägivad. Karikate 8 ja tegelikult mul jäi siin silma seal esimesel kaardil kohe, et siin on nagu mingisugune joon, nagu mingi rada on siin. Siin on ka tegelikult mingi rada, et on vaja nagu kuskile minna. See on tegelikult see natukene nagu see südamekutse. Et mingi asi, ütleme, et on mingi tee, mingi võib-olla eesmärk või mingi huvi, miski, mis sind tõmbab. Ja siin nagu soovitatakse sulle näitab, et on vaja nagu edasi liikuda sinna, kuhu sind su süda tõmbab, sinna, kuhu sind su kirg tõmbab, sinna, kus sa saaksid tunda ennast paremini, mis iganes su südant võib-olla rohkem avaks, su ellu rohkem rõõmu tooks ja kõike seda, et on vaja minna sinna poole, nii-öelda nagu tähtede poole justkui, kuigi jah, seal ongi tähed ja kuu ka.
ja see võib tähendada tuttavast lahkumist praegusest elust, mitte nagu lahkumist, aga mis iganes su elus praegu toimub, see võib olla lihtsalt töö, see võib olla lihtsalt mingi elukoht, mingisugune asi, mida sa võib-olla igapäevaselt teed. Et sealt on vaja kuidagi edasi liikuda siis sinna nii-öelda selle huvi poole, mis kuhu seal nagu näitab tegelikult. Ja siin on ka erakukaart. Et selline, tegelikult mu siin ka kohe jäi silma, et just kui siin oleks mingi rada ja see näitab nagu valguse poole siin ja tal endal on ka valgus. Et võib-olla aitaks sellega nagu omaette olemine, endaga olemine, mõtisklemine, et ma ei tea, mis on riskid, mis on plussid, mis on miinused või kuidas ma saaksin rohkem siis tegelikult selle nii-öelda kire poole liikuda, mis väikseid samme ma saan teha, et siin ongi tegelikult päris palju neid karikaid, hästi palju sellist nii-öelda sisemist täituvust saab sealt, kui sa liigud sellel rajal, nii-öelda selle südamega rajal. Ja sellega võib aidata sind, et kuidas minna sinna poole või kuidas liikuda sinna poole. Võib aidata see nagu aja maha võtmine võib-olla, rohkem võib-olla endasse vaatamine, et mis on need väikesed pisikesed sammudki kas või mida ma saan teha, et vaikselt liikuda sinna poole, kui see tundub hirmus nagu teha mingi järsk muutus, et siin ei olegi soovitust praegu hetkel veel teha järsku muutust, vaid väiksed sammud ka aitavad. Ja siin on mündi 8 ja tegelikult see on ka selline töötamine millegi kallal, millegi nimel töötamine ja siin on tegelikult see, et hea oleks töötada millegi kallal, mis sa tead, et sulle nagu tagasi toob ka näiteks hingeliselt. Ja tegelikult siin on tegelikult mündid, on ju. Ja ta justkui ketrab siin juurde neid münte, et ta muudkui loob, näiteks teeb loomingut või midagi. Et see võib olla iseendale töötamine, näiteks mille poole võib-olla siin suunatakse. Ka vaatame veel. Poodud mees ja tema tegelikult see ongi ikkagi jah, see teistmoodi vaatamine, aja maha võtmine, jällegi mõtisklemine, et mida ma saan teha, mida mul võib-olla on pakkuda, kuhu suunas minna, aga tegelikult siin on ikkagi nagu nii-öelda kõrgustesse tõusmine, et kui sa hetkel näiteks võid tunda, et antud töö võib-olla ei anna sulle seda, mida sa soovid või ikkagi ma ütlen töö, siin tuleb see töö kogu aeg välja või mille iganes kohta see sul kehtib, aga siin ma ütlen töö lihtsalt näitena, et kui see ei anna sulle päriselt seda, mida elult tegelikult tahta võiks või töölt saada võiks hingeliselt ja emotsionaalselt ja võib-olla ka materiaalselt. Et ikkagi püüelda sinna tähtede poole, sest ka siin see inimene vaatab sinna üles poole, see on hästi värviline on seal taga. Ja siin mul tegelikult jääb ikkagi silma see ka, et siin ümber ta on hästi udune ja siin ongi see suur küsimärk, et kuhu edasi või mida teha. Ja siis ongi need väikesed, need hästi pisikesed, väiksed sammud, mikrosammud nii-öelda, mida saad teha, et ikkagi vaata sinna poole. Ja veel siin on see sauade 9 ja justkui need kaks justkui seisavad siin nagu pulgad ja ei liigu, et üsna sarnane pilt minu jaoks. Ehk siis võib-olla nagu mingid mineviku asjad või enda mingid uskumused, mis sind ikkagi nagu tagasi hoiavad ja seesama see kahtlemine iseendas ja oma võimetes, et võib-olla mingid mineviku asjad või sul ei ole näiteks piisavalt mingeid kogemusi või mis iganes asjad need on, et kuidagi hoiad ennast ise tagasi. Ja võib-olla ei tunnista või ei märka seda, siin on sauade kuningas, seda nii-öelda kuninglikkust või seda küpsust, mis sul on, mis võib-olla antud elus sul, et sa ei saa nagu võib-olla rakendada seda sinu praeguses elus, mis iganes moel see sul on, et sa ei saa ennast kuidagi rakendada oma kogu potentsiaali täielikult
praeguses elus. Ja sellest oleks, hea oleks sellest välja tulla. Ja nagu siin juba öeldud sai, nende kaartidega soovitused on ka tegelikult olemas. Aga vaata, mida ka oraklikaardid ütlevad. Ja võtan sulle veel enda sõnumi siit kirjutatud. Ja siin on, et iga päev, iga hetk ole tunnetamises südames, mõistusest südamesse, see on tundetasandis olemine, see on tunnetamine. Ehk siis nii kaua, kuni sa oled siin peas ja mõistuses ja sa on nagu küsimärk, et mida teha või kuidas teha või ma ei tea. Et siis ei pruugi need lahendused tulla, siis ei pruugi need mõtted tulla, et mida teha. Sellepärast, et mõte tekitab küsimusi ja siis ta tekitab võib-olla lahendusi ja siis ta tekitab veel rohkem küsimusi ja kahtlusi. Et siin oleks hea, nagu siin oli juba see erak ja see poodud mees, et aeg maha võtta, samm tagasi astuda, vaadata teistmoodi seda asja ja vaadata nii-öelda kõrgustesse, pigem hoida siht võib-olla sellele, et kuhu sa tahaksid jõuda või mida sa tahaksid teha ja mitte muretseda iga sammu pärast. Et sa saad alati iga samm, mis sa teed, sa saad alati kohandada ja ka kohaneda. Et vastavalt siis sammule, vastavalt sellele, kus sa oled ja kuhu sa astud, kuhu sa liigud, sa saad teha alati muudatusi. Et kui midagi võib-olla ei lähe nii, nagu sa tahaksid või tuleb mingisugune blokeering või midagi, et siis saab asju muuta, saab lähenemisviisi selles olukorras muuta. Aga esimene oraakli sõnum sulle on, et küllus nii-öelda, et see on külluse ingel. Sa saad raha, mida sa vajad ja looja siis hoolitseb selle eest, kuidas see toimub. Sul on vaja lihtsalt uskuda. Ehk siis ütleme, et kui see on rahaline teema või sa muretsed võib-olla raha pärast, siis tegelikult su vajadused saavad kaetud. Usud seda või mitte, aga siiamaani üldiselt kaardid ikkagi on rääkinud kogu aeg tõde. Raha, mida sa vajad võib-olla toetuseks ja turvatundeks, et see sulle kuidagi tuleb nagu maailmast mingil moel, see küllus tuleb mingil moel, et see ei pruugi olla isegi rahaline nii-öelda toetus või abi või tasu. See võib olla ka mingil muul moel tasu ja toetus ja abi, mida sul võiks vaja olla. Et kui sa teed nüüd, kui sa hakkad neid samme tegema sinna poole või kasvõi kui sa hüppad sinna uude ellu nii-öelda, kui sa riskid. Aga siin ei ole soovitust, et riskida hetkel. Aga kui sa nagu hakkad liikuma sinna poole, siis tegelikult sulle hakkab tagasi ka tulema. Et sa võid küll muretseda ilmselgelt, aga siin sulle öeldakse, et sinuga on hästi tegelikult ja toetus on olemas. Ja teine oraklikaart sulle on tervenemine, tervendatud tervendaja ja tervendav energia ümbritseb sind ja seda olukorda. Ehk siis jällegi see, et siin on toetus olemas, seepärast, et siin on justkui mingi, ütleme, et ingel ja ta saadab siin mingit valgust sellele inimesele. Et on olemas, see toetus on olemas ka nii-öelda võib-olla tervendus, mingisugune tervenemine või sina tahad mingit, ütleme nii, et midagi pakkuda inimestele, mis võiks neid abistada ja toetada, aga ikkagi siin on see rohkem võib-olla, et väljaspoolt saad seda abi, kas kõrgemalt poolt või inimestelt, kuidas iganes, see võib igal tasandil olla. Et see toetus ja abi, et see on olemas ja seda sulle nagu ütleme nii, et justkui on see kindlustatud. Võtame veel sulle kaarte. Ja jällegi see raha teema tuleb siit välja. Rahaline kingitus on tulemas. Ja su sissetulek on suurenemas ja halda oma rahasid südamega, armastusega. Väga huvitav, et siit see raha teema kuidagi välja tuleb. Väga huvitav. Ja need värvid on ka kuidagi need lillakad sellised, et selline
tahaks ikkagi öelda nagu kõrgema poole toetus, et midagi sulle on nagu kindlustatud. Tuleb selline ütlus, et kindlustatud. Et see, kuhu sa liigud, see tee on nagu kindlustatud või turvatud. Et kui võib-olla sul on mingisugune, võib-olla mingi väljaminek sul, ma ei tea, mingi stardiga õppida võib-olla või midagi suuremat soetada või mis iganes see on. Nagu siin oli, et töö või mingi elukoht või ma ei hakka kõiki näiteid tooma. Ja võib-olla mõtled nagu, et rahaliselt, et kuidas ma saan või kuidas ma hakkama saan. Ja tegelikult on toetus olemas, rahaline toetus, tegelikult on see toetus olemas, nagu ma juba siin kordan iga selle kaardiga põhimõtteliselt, et sind toetatakse, sa ei ole üksi. Ja jällegi see ka, et tuleb peast südamesse, siin ütleb, et halda oma rahasid nagu armastusega, et ei pea muretsema nii palju, aga ei pea ka laristama, et see ongi see südamega tegutsemine, et võib-olla ka rahaliselt siis mõtiskleda näiteks ostude puhul, rohkem südamega asju teha, et mitte teha nii-öelda impulsoste ja et rohkem nagu vaadelda nagu südamega ja võib-olla samm tagasi võtta korraks, et kas mul ikka päriselt seda vaja on. Aga samas sulle öeldakse ikkagi, et rahaliselt on hästi, nii et seegi tasakaal oleks võib-olla hea nendes asjades. Vaatame veel sulle. Siin on, et helistada või mitte, kirjutada või mitte, igatsed, järelikult tahad ühendust võtta, jäta hirmud kõrvale ja tee seda, mida süda igatseb. See võib olla seotud kellegi kindlaga ja see võib olla ikkagi seotud jällegi selle nagu see muretsemine, kahtlemine, mõtlemine. Et sa tahad midagi teha, aga hoiad ennast tagasi. Sa tahad, ma ei tea, kelleltki võib-olla abi küsida, aga hoiad ennast tagasi. Tahad mingit sammu teha, mingit ettevõtmist teha, aga jällegi see hirm, see mõte hakkab keerutama, hakkab mingit jama tootma või blokeeringuid tootma, mõtleb, et ei, ma ei saa, ma ei julge, ma kardan, ma ei saa hakkama ja nii edasi. Et siin sulle ikkagi öeldakse, et tee see samm, astu see samm. Ära hoia ennast tagasi. Ma ei tea, jaga maailmale ennast või jaga mõtteid või mis iganes sinu jaoks on, et ole avatud ja ava ennast ja näita ennast. Ja kui on tõesti keegi inimene, keda sa igatsed, siis on okei öelda, ma ei tea, kirjutada midagi, et ma lihtsalt mõtlen sulle. Lihtsalt tahtsin öelda, et mõtlen sulle ja muud ei tahtnudki. Kõik. Ei pea minema mingi suureks vestluseks või midagi, saab ka lihtsalt jutte ajada. Ei pea pikkasid jutte pidama. Aga vaatame veel sulle. Siin on pööra katsumused nagu muudatusteks ja stress muuda eduks. Ikkagi see nagu ja nagu sai öeldud juba siin enne, et kui on katsumused, kui on mingisugust blokeeringut, kui sa hakkad kuskile poole liikuma ja tulevad blokeeringud, et siis ära jää seisma, nagu kohanda ennast, tee vajalikud muudatused. Et see ei ole ebaõnnestumine, see on osa lihtsalt protsessist, sa lihtsalt ütleme nii, et nagu laps õpib kõndima, et ta ei lõpeta üritamist sellepärast, et ta kukub 100 korda. See lihtsalt iga kukkumisega jälle õpib uut moodi ja nii-öelda harjutab neid, ma ei ole spetsialist, aga hakkab neid lihaseid ja jäsemeid nagu kasutama, et ta õpib seda samamoodi, kui sina midagi uut teed või tahad midagi teistmoodi teha või katsetada midagi, siis nagu proovi uuesti ja uuesti ja uuesti ja et ära anna alla, et sa võid vahepeal puhata, aga ära anna alla.
ja isegi kui on nagu stress või mure, et siis see ei takista edul saabumist nii-öelda. Et edu saab tulla isegi siis, kui sul on hirm ja stress ja mure. Isegi siis saab sa edukas olla tegelikult, sest näiteks inimestel on, ma ei tea, lavahirmud või kõik sellised asjad, aga see ei tähenda seda, et nad siis ebaõnnestuksid, ma ei tea, kas lauldes või esinedes või mis iganes. Lihtsalt need on jällegi kõik selle protsessi osa, need on lihtsalt osa inimeseks olemisest ja see ei tähenda ebaõnnestumist, kui on nii-öelda negatiivsed emotsioonid asjadesse kaasatud. Aga siin sulle sai seekord selline sõnum ja tundub, et sul on asjad tegelikult hästi ja nad lähevad hästi, kui sa liigud sinna unistuse suunas, sinna kuskile uues suunas oma, kui sul on praegu keeruline aeg või keerulisem olukord, kui sa tahaksid välja saada, siis tegelikult sind toetatakse, universum toetab sind ja maailm nii-öelda, et on olemas. Ja kui on kukkumised, väikesed põrgatused, siis liigu edasi, ära jää seisma. Sa lihtsalt kasvad ja arened. Ja toetus on olemas. Et päris hea tegelikult. Aga seekord sai sulle selline ladumine ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 2. Sinul on selline huvitav kaart siin, vaata, mis siin all on. Ja see on katkine, igatseb nagu terve olemist ja tervenemist, et tal on nagu sellised erinevad tükid, ta on erinevatest tükkidest kokku pandud. Ja näiteks on kangast ja puidust ja et siin võivad olla näiteks inimesed, kes on erinevatelt inimestelt saanud erinevaid omadusi ja sotsiaalsetest olukordadest saanud erinevaid uskumusi ja omadusi ja on võib-olla isegi natuke ennast ära kaotatud, et ei tea päriselt, kes ma siis päriselt olen või milline ma päriselt olen või mida ma päriselt tahan või mis on minu potentsiaal või nagu kes ma siis olen. Et sellised teemad võivad olla. Aga vaata, mida tarokaardid sulle räägivad. Sauade rüütel ja tegelikult ta on siin väga rõõmus. Ta tunneb ennast väga hästi. See ei lähe üldse kokku selle põhiteemaga siin, kes oleks nagu katkine. Et ma ei tea, kas siis on sul mingi kirg tagasi tulemas või elurõõm on tagasi tulemas või on see nagu soovitus, et vaatame veel, mida teised kaardid räägivad, aga võib nagu paremaks minna nii-öelda. Ja see on eraku kaart. Ja mõlemal on tegelikult selline sau käes. Ja see erak ei ole ka tegelikult selline kurb või midagi või üksik, et hästi suur selline tarkus ja kuidagi teadmised on siin ja nagu valgus, sisemine valgus. Huvitav. Vaatame veel. Ja saatuse ratas. Et asjad tegelikult, mingid asjad, ütleme, et energiat nagu liiguvad, mingid energiat liiguvad võib-olla taustal, võib-olla sa ei ole nendest teadlik, võib-olla mingil määral oled, oleneb, kes sa oled, kes sa seda vaatad. Aga on mingisugused protsessid, mis, ma tahan öelda, et on käima läinud, on käima lükatud kuidagi. Ja see sina justkui, ma tahaks öelda, et midagi on sinust nagu paremaks minemas, midagi on sinus tervenemas. Ja tegelikult sul endal võib ka olla see võimekus kuidagi asju siis endal parandada või panna kuidagi need energiat ja ütleme, et energiat käima, et saaks siis see tervenemine hakata toimuma. Ja see on sauade 3. Et see on need sauad kuidagi, et see tulisus ja kuidagi nagu teele asumine. Et
mingisugune liikumine nagu paremasse, ma ikkagi ütlen, et nagu paremasse kohta ja nagu areng. Et siin on tegelikult näha seda, et ta on nagu laeva peal ja ta ei juhi seda, et justkui on juba kurss nagu seatud kuskile poole. Ja siin ka, et ta liigub tegelikult, et ma ei tea, kas sa teadlikult või mitte teadlikult, sa oled justkui kuskile poole liikumas või sa oled kuskile nagu suuna ära seadnud ja sa liigud sinna poole. Ja ma tahaks kuidagi öelda, et see on nagu õige suund või õige tee. Ja siin on karikate 8, mis on ikkagi edasi liikumine ja tuttavast lahkumine. Ja siin tegelikult tahtis ka see ju tegelikult ennast näitas sauade äss, et need sauad ja see tulisus ja energiline edasi liikumine ja kuidagi energiat liiguvad, et võib-olla kas sa ise või keegi teine võib sa oled lasknud kellelgi teisel oma energiat kuidagi liikuma panna. Ja siin on ka see tuttavast lahkumine. Aga võt, ma ei tea, mis see on. Midagi võib-olla sinus, kas siis sinus või sinu elus midagi nagu kasvab või nagu küpseb võib-olla, et siin all on ka keisrinna ja temal siin küpseb midagi kõhus. Et see, võib-olla mõnel küpseb kõhus midagi, aga see võib olla ka mingisugune idee või mingisugune looming või mingi eluline asi. Et siin ei hüppa mitte kuskilt välja, et mis see olla võiks, aga see on midagi, mis on nagu, mis tekitab hea tunde, mis paneb nagu hüppama ja rõõmustama. Et võib-olla oli siis mingi olukord, kus sa võib-olla juba lahkusid või oled seda tegemas. Sellepärast, et siin tal juba on see, ütleme, et ta ju põhimõtteliselt nagu lendab, et ta tunneb ennast hästi ja igal pool on see enda hästi tundmine siin, siin muidugi ma ei tea, kuidas ta ennast tunneb, siis ta ei näe, aga võib-olla siis ongi see, et sa oledki nagu tervemaks saamas siis, mis iganes moes, emotsionaalsel moel, füüsiliselt, võib-olla su eluliselt, et mingisugune nii-öelda tervenemine on toimumas su elus. Ja. Aga vaatame sulle siit sõnumit. Ja siit sulle tuleb luba teistel vastutada nende endi heaolu eest. No võib-olla siis ongi, see võib olla kellegi teisega seotud, et võib-olla sa lahkusid kellegi juurest või kellegagi seotult, midagi jäi selja taha. Ja see võib nii olla, aga see võib ka olla lihtsalt, et sa võib-olla lubad endale rohkem nagu kergust oma elus ja rohkem vastutust võib-olla iseenda elu eest ja vähem on võib-olla vastutust teiste elu eest või siis oleks vaja seda nagu teha. Ja see on ka tegelikult see, et kui elad nagu mitme inimese elu, näiteks ma ei tea, enda elu, kaaslase elu, laste elu, siis ongi see, et aga ise ei ole nagu terve, et mitme asjaga pead tegelema, siis ei saa võib-olla enda vajadusi tunda, et ei tea, mida ise vajad, ei tea, mida ise tunned, et aga kui lubad teistel nii-öelda vastutada nende enda elu eest, näiteks täiskasvanutel on ja kes on piisavalt küpses vanuses, siis saab ka su enda elu nii-öelda paremaks muutuda, sest sa tajud rohkem enda vajadusi, rohkem tajud seda, mida sa võiksid teha näiteks, mis sulle head teeks, mis sulle head meelt teeks ja mis sulle rõõmu rohkem tooks ja valmistaks. Ka vaatame sulle siit sõnumit. Sul on anne töötamiseks noorte inimestega ja sinu jumalik eesmärk siis nii-öelda ongi seotud õpetamisega või juhendamisega või siis laste kasvatamisega või siis ütleme, siin tuli kasvatamisega või õpetamisega.
See võib olla seotud lihtsalt sinu lastega, aga see võib olla ka seotud nagu noh, et kui sa oled õpetaja või kasvataja või lapsevanem või sa oled lihtsalt keegi küpsem, kes saab, ma ei tea, nooremaid õpetada või midagi sellist. Kui sa oled näiteks, vist ütlesin juba, et lapsevanem ja kui on sellised natuke vanemad lapsed, et siis luba nendel rohkem võib-olla vastutada oma asjade eest või natukene rohkem lubada neil teha mingeid vigu või mingeid õpetusi või vaja oleks kuidagi arendada mingeid asju endal, et kuidas anda rohkem näiteks lastele või noortele mingeid võimalusi ise ennast, ma ei tea, tundma õppida näiteks. Jah, see võib ka olla, et kui on näiteks nii-öelda katkised lapsed või noored, et võib-olla sa tegeled nendega, see võib ka olla. Aga siin all on ka kaart, et sa oled nii palju tegelenud teistega, et nüüd on aeg sulle iseendale anda. Jah, iseenda eest hoolitseda. Et ikkagi see, võib-olla sa annad nii palju teistele, et on vaja nüüd endale rohkem anda. Ma ei tea, kuidas, mis iganes moel see sinu jaoks on, aga vaja oleks rohkem endale anda. Ka vaatame veel sulle. Tugevus. Katsumused teevad sind tugevaks või noh, see katsumus siis ja et sa jõuad ilusti teisele poole ja näe selles olukorras kingitust. Ma tean, et seesama jutt tegelikult tuli välja ka vist eelmise korra vist teises grupis ka samamoodi ja seal oli ka seesama asi, et ma tean, et on hästi raske neid kingitusi näha. No tõesti on, ma tean. Ma ju ise tean ka neid asju. Ja see ei pea tähendama seda, et see olukord, et see ei mõjuta sind enam negatiivselt. Noh, ütleme näiteks, et lastekodulapsed või midagi, kes on, noh ikkagi sellest laste teemasid tuli, et nendel on tõesti keeruline minevik nii-öelda tõenäoliselt ja väga raske on näha mingeid kingitusi näiteks, kui sul ei ole päris vanemaid ja siis on tõesti keeruline. Noh, see on lihtsalt üks näide. Aga lihtsalt, et oleks endal lihtsam, tuleb leida mingeidki häid asju, mis on meie elus, et on peavari on olemas, ma ei tea, teistsugused samad inimesed su ümber, kellel on täpselt samad kogemused, et sa ei ole nii-öelda päris üksi ikkagi. Ja siin on öeldud ka, et see teeb tugevamaks, kuigi jah, see tugevus ei ole see, mida me inimesena tegelikult valiksime, et me ei taha neid kogemusi, nagu reaalselt me ei taha, et kõik tahaksid olla õnnelikud ja rõõmsad nagu kogu aeg, aga tihti elu on selline, et kõik ei kasva nende toetavate vanematega, kõik ei kasva eluterves peres, kus vanemad on õnnelikult koos ja ongi elu lõpuni koos ja nii lihtsalt on ja selleks, et oleks endal lihtsam, tuleb leida neid asju, mis tooksid siis rõõmu ja ise tuleb enda rõõm tekitada siis ja enda õnn kuidagi. Et see ongi see sauatäss siin, et seda rõõmu tekitada ja ma ei tea, teha sporti või liigutada midagi, käia seilamas, mis iganes see on. Ja see ongi seesama, et see teeb tugevamaks ja annab sulle mingisugust tarkust. Ja see võib olla see, et mis olukord, mida sina oled läbi elanud, seesama jutt tegelikult oli suht selles eelmise korra ladumises ka, aga et sina saad õpetada teisi tänu sellele, mida sina oled läbi elanud ja sa saad olla olemas teistele inimestele, kes on samas olukorras. Et kui sina tuled sellest olukorrast välja
kui sina saad sealt oma tarkused ja abivahendid ja juhendid, siis sa saad teisi ka sealt sarnastest olukordadest välja tuua ja välja aidata ja aidata võib-olla isegi ennetada neid mingeid olukordi. Vaatame veel sulle. Vastus on jaa. Teine pool teab sinu tundeid, ta tunneb ja tajub neid. Sa viirastud talle pea igas peegelduses, sa oled tema unenägudes, tema peas, ta teab, siin on armastus. See võib olla kellegagi seotud. Võib-olla on siis, ma ei tea, oled lahkunud kellegi juurest või ütleme, et kui on näiteks lahkuminek olnud, siis võib-olla mõtlete üksteise peale. Sellepärast, sest siin on see karikate 8, mis on nagu lahkumine, tuttavast lahkumine nii-öelda. Aga see võib olla ka, kui on see näiteks, ma ei tea, miks see vanemateta laste teemasid tuleb või nii-öelda katkiste perede teemaga. Aga näiteks ka vanemad või kui ei ole vanematega head suhted või lastega või mis iganes, et tegelikult ikkagi nemad mõtlevad sinu peale ja sina mõtled nende peale ja et ikkagi see armastus on olemas, kuigi võib-olla seda ei väljendata niimoodi, et siiski ikkagi teineteise peale siin mõeldakse. Vaatame veel sulle. Emotsionaalne tervenemine. Kui su süda terveneb vanadest emotsionaalsetest valudest, siis sa saad uusi õnnistusi ja armastust. Et ja ikkagi see katki olemine, miski on siin nii-öelda katki teinud ja seda oleks vaja tervendada, et see ei mõjutaks sind enam halvasti, et see ei tooks sulle enam raskust ellu, sest tegelikult siin on mingisugune kirg ja elevus ja elu, siin on nagu mingisugune elu ja elujõud on siin olemas. Aga ma ei tea, kas seda märgatakse või kas võib-olla ei rakendata seda piisavalt ja seda võib takistada selle elurõõmu kogemist, võib takistada mingid mineviku raskused, mida sa võib-olla ikkagi endaga kaasas kannad ja kuidagi oleks hea neid lahustada või ära lahendada või enda sees või lahti lasta, et hea oleks sellega tegeleda. Ja ma tean, et seda on palju lihtsam öelda kui teha. Päris keeruline on lahendada selliseid sügavamaid raskeid olukordi või selliseid, et kui ikkagi päris rasked asjad, siis no tõesti nendest on keeruline välja tulla, et nad kuidagi kipuvadki jääma kummitama. Aga siis on ikkagi see, et võib-olla siin ongi see, et aitab tegutsemine, sest siin on need sauad igal pool, et see tegutsemine ja kirg ja elujõud, et võib-olla rohkem nagu füüsiliselt kuidagi ennast liigutada ja elus üldse liikuda. Et siis, ma ei tea, see võib kuidagi sulle elurõõmu ja elujõudu rohkem tuua lihtsalt. Ja paigal olles ka tihti, kui niisama olla, et võivad tulla rasked mõtted või mingid rasked mälestused või mingid asjad võivad kummitama jääda. Siis ongi hea minna tegutsema, minna jooksma või koristada või teha mingi väike reis, mis iganes sinu jaoks võimalik on. Vaatame veel. Ära oota, et torm mööduks, mine sinna välja ja tantsi vihmas. See ongi seesama jutt, mis siin just põhimõtteliselt öeldud sai, et sa ei pea ootama, et hakkaks parem, sa ei pea ootama, et väljaspool miski või keegi tuleks ja aitaks ja päästaks sind ära ja et siis sul on parem või et tuleks armastus ja siis sa tervened. Vaid, et sul on vaja, isegi kui on stress, kui on raskus, et ikkagi on vaja liigutada ennast, vaja on elu edasi elada, vaja on tegutseda ja seda elurõõmu kuidagi genereerida, mõtle, pane kirja, et mis asjad on need, mis sulle rõõmu toovad iga päev, pane päriselt kirja, pane 5 asja kirja, võta selleks, ma ei tea, pool tundi või tund aega, ükskõik kui palju vaja,
et siin ongi ikkagi see eraka, kes on omaette ja mõtiskle, kuidas sa saaksid oma elu ise paremaks muuta, mida sul oleks vaja, ma ei tea, lahendada, mida oleks vaja selja taha jätta ja kuidas sa saad siis, ma ei tea, rohkem elurõõmu ja kõike seda oma ellu tuua. Aga võtame veel ühe sõnumi sulle. Eesmärk. Ma tean, miks ma olen siin. Ma tean, miks ma olen nii-öelda tulnud siia ellu, mis minu eesmärk on selles elus. Tõenäoliselt see ongi seotud selle sama raskusega, see sama asi, mida sa teinud oled. See võib olla seotud, see raskus, no see on sama jutt, mis ma ütlesin, et see raskus, mis su elus on, see, mida sa oled läbi kogenud, see võib olla sinu elus nii-öelda mingisugune eesmärk, et see raskus läbi teha. Ma ei taha neid asju teha, ma olen ka neid asju kogenud, mingeid jamasid ja need teevad targemaks. See on see sama tarkus, mis tal siin laterna sees on. See on hästi suur valgus tegelikult, mida saab teistele jagada ja see võib olla sinu eesmärk siin elus. Seda teadmist jagada kas siis lastele, kas siis nii-öelda abivajajatele või noorematele või teistele, kes ei ole nii teadlikud nendes asjades, et kuidagi seda infot jagada ja see armastuse teema on siin ja see südame teema. Et siin see protsess tundub, või tõenäoliselt on veel nagu poolik või sa alles oled selles protsessis sees, aga see ei tähenda seda, et sa ei saaks juba seda infot näiteks jagada või et sa ei võiks näiteks õppida seda juurde, et kuidas, ma ei tea, targem olla sellest, kuidas seda lahendada või kuidas seda aidata teistel sellest välja tulla näiteks. Jah, et kui on protsess poolik, siis sa ei pea ootama, et asi laheneks ära ja et alles siis ma võin liigutada ja jagada ja olla olemas teiste jaoks või midagi. Et ei, sa juba tegelikult oled piisavalt tark, et ma ei tea, maailmale jagada või mis iganes see sinu jaoks on. Igatahes siin on häid asju ja siin on keerulisi asju ja kõik ei ole nagu päris must ja kõik ei ole ka päris valge. Ja lahendus siis ongi see, et nagu tervenemine, sellest välja tuleb kuidagigi sammhaaval ise ennast välja tõmmata või paluda abi, näiteks terapeuti, mis iganes see on, ja vaikselt sealt välja tulla, täpselt nii nagu sinu jaoks on mugav. Ja siis samale ikkagi see liigutamine ja see elurõõm ja kirg ja kõik see. Võid seda uuesti kuulata, ma ei tea, panna kirja asjad ja jälle mõtiskleda, et siin oli kuskil see soovitus, et mis sulle rõõmu pakub, et pane need kirja ja tegutse selle kallal. Et sa võid seda uuesti kuulata. Siit tegelikult võib sulle kasu olla, kas sa nagu seda tahad kuulata või mitte. See on juba teine asi. Aga igatahes siin on tervenemine võimalik, siin on paranemine võimalik ja on võimalik see, et sa saaksid ka teisi välja tuua sellest. Et natukene nagu selline missiooniga selline ladumine ja need, kes seda vaatavad, on natukene missiooniga. Ja, aga seekord sulle sai selline ladumine ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid gruppi number 3. Sinul on siin selline valgus. Ja sinul on, et lootuse hoidja näeb võimalusi isegi pimeduses. Et päris hea kaart. See on selline kaardipakk, kus on nii-öelda negatiivsemad omadused, ütleme nii, positiivsemad omadused. Ja sina oled siis selline, kes nii-öelda hoiab nii-öelda positiivsust. Et isegi kui on rasked ajad, siis sa suudad nagu kergust hoida või vähemalt on sul see võimekus olemas. Aga vaatame, mida sulle tarokaardid ütlevad.
esimene sõnum sulle on karikate 7 ja siin on mingisugused võimalused, mingid valikud. Need ei pruugi olla reaalsed veel, et sa võib-olla mõtiskled, et ma ei tea, mida teha või sa oled siis selline fantaseerija, et väga hea fantaasiaga, et suudad asju hästi ette kujutada, võib-olla isegi luua, manifesteerida, et sul võib-olla on võimekus ka, siin on ka see vikerkaart tegelikult, et võimekus unistada, asju ette kujutada, ma ei tea, visualiseerida, manifesteerida, luua. Vaatame veel. Ja sauade 2, mis on selline fookus, nagu fookuse hoidmine. Et siin võib olla see, et võib-olla on mõtted nagu natukene laiali, et kui on see karikate 7, siis sauade 2 on selline, et ta tõmbab fookuse nagu koomale, et vaatab küll suurt pilti, näed suurt pilti, aga ma ütlen niimoodi, et kui on näiteks probleem, siis aitab fookuse koomale tõmbamine, mitte vaatamine kogu pildi, võib-olla sinu, nagu ma ütlen, tugevus oleks see, et vaadata nagu ükshaaval, probleemhaaval või tükkhaaval, mitte vaadata kõike, näiteks, et tervis ja töö ja suhe ja ma ei tea, hobid, et kuidas ma kõik need asjad, ma ei tea, jooksma saan, kuidas ma saan nende kõigega tegeleda, vaid just ongi näiteks kuidagi tükkideks võtta, et fookus tõmmata hästi koomale, et võtta näiteks täna ma tegelen sellega, et ma ei tea, oma suhtes kuidagi mingeid asju korda rohkem teha. Et mis on need murekohad, mida ma saaksin parandada, mis oleksid need lahendused, et ei võta kohe korraga kõiki kogu elu ette. Aga vaatame veel. Sauade 4, väga ilus värviline. Ja see on tegelikult tähistamine, nagu väga ilusad värvilised kaardid. Tähistamine, kodus saab ennast hästi tunda, teistega saab ennast hästi tunda. See on nagu elurõõm ja nautimine. Ma ei tea, nagu väga hästi on siin. Ja mündi 8 on siin. Siin on tätoveerimine, ma ei tea, kas sina lased endale teha või teed teistele tätoveeringut, aga see võib olla ka nagu loomingulisus ja nagu millegi kindla loomine, et kui siin on need pildid on nagu sellised eeterlikud või fantaasia, siis siin on see pilt nagu juba reaalne, et võib-olla on sul võimekus asju ette kujutada, ma ei tea, et mida sa tahad ja siis sa keskendud sellele, et kuidas seda lahendada ja siis juba tulebki tulemus, et võib-olla sul on selline võimekus või nagu oskus, et seda sa oskad kuidagi hästi teha. Ja siin on tasakaal tegelikult, üks jalg on vee sees, teine on seal kivi peal, tasakaal, rahu. Siin all on karikate 2, väga armas, hoiavad väikestest sõrmedest kinni. Ja. Aga vaatame veel sulle sõnumid, võtan sulle siit sõnumi. Pöördu vahelduseks oma sõprade ja lähedaste poole, et saada abi ja toetust. Siin võib olla siis, see on see sauade 4 ka tegelikult, kus on, siin väga hästi ei ole näha, aga siin on käsi ja siin on pea ja käsi ja siin taga on inimesed tegelikult. Et võib olla siis vajadus lähedaste järgi, sõprade järgi või siis tuleb rohkem ette seda nüüd lähiajal, kuna sa iganes seda vaatad, sõpradega olemist, lähedastega olemist, pidutsemist ja tähistamist ja kui sul on mingid murekohad, siis jaga seda oma lähedastega, kui võib-olla nemad tahavad
sinult midagi, ma ei tea, nõu või toetust või abi või millegagi seotult on sind vaja või sinul on neid vaja. Ja sina oled selline nii-öelda lootuse hoidja, nagu siin juba öeldud on, et sa näed pimeduses valgust. Et võib-olla sa oled siis selline ka üldse inimene, kes teistel inimestel toob rohkem valgust ja sa oled selline säravam või rõõmsam või siis sul on see võimekus või siis sa tood inimestele rohkem rõõmu ja sinu kohalolu võib-olla lihtsalt, et sa tood seltskonda rõõmu, see ei pea tähendama üldse individuaalsel tasemel, vaid lihtsalt, et sa saad ennast hästi tunda ja tahad ennast hästi tunda ja sa saad seda endale lubada tegelikult. Ja kui ei saa, siis tee seda, et too sõbrad kokku, tee midagi, et sa saaksid, ma ei tea, rohkem siis olla lähedastega ja luua rohkem selliseid püsivaid sidemeid. Ja ma ei tea, võib-olla oleks siis hea ka kuskile ujuma minna näiteks või vee äärde või spaasse või vanni, sest siin on need mõlematel on need jalad siin ja vesi on siin ja siin on vesi. Et võib-olla on hea lösutada vahelduseks, ma ei tea, kui palju sa tööd teed või rassid või midagi, aga väike puhkus oleks ka väga hea mõte tegelikult, siin ma ütlen seda. Aga vaata, mida oraakli-kaardid sulle ütlevad. Vegetaarlane. Uutmoodi toitumine annab sulle rohkem energiat, paremat tervist, selgust ja tugevama manifesteerimise võime. No see on see manifesteerimise teema, mis siin natuke välja tuli tegelikult. Sul võib olla oleks hea teistmoodi toituda. Võib-olla siis nii-öelda ilmale vastavalt, sellepärast et uues hetkel, kuna iganes seda vaata, aga praegu on soojad ilmad õues, suhteliselt oleneb päevast. Et ikkagi tihti on päikest praegu ja siis oleks hea kergemalt süüa. Rohkem rohelist, rohkem värsket, rohkem kodumaist, rohkem kerget, ma just ütlesin juba. Et sellised rasked toidud jätta talveks ja võtta rohkem seda, mis sinu ümber kasvab või mis, ma ei tea, turul on. Kõik selline vähege, mis on värske ja see annab sulle rohkem energiat, sa saad ennast paremini tunda. Et siin oleks võib-olla hea ka märgata, et mis toit, mis ma ei tea, emotsioone või tundeid sinust tekitab või et täna sööd, ma ei tea, saia, homme on kõhuga probleemid. Täna sööd suhkrut, homme on, ma ei tea, peaga probleemid. Jood liiga palju kohvi, siis tuleb hoopis väga suur väsimus. Et jälgida seda, kuidas su keha reageerib, kuidas su meeleolu muutub, kuidas su uni on. See oleks tegelikult päris hea jälgida ja rohkem tähelepanu sellele pöörata. Ja võib-olla siis nagu ikkagi toidukoguseid ka vähendada, võib-olla oleneb, kes seda vaatab, võib-olla sa sööd nagu linnukene, siis toitu vastavalt sellele, nagu sinul on vaja nii-öelda, et sa ikkagi tunned ära. Ei ole vaja näljutada, ei ole vaja üle süüa. Et see on see tasakaal, seesama tasakaal, mis siin on. No ja siis võib-olla ka rohkem vett või vaja juua, oleks targem. Hea oleks vett võib-olla juua rohkem. Aga vaatame veel sulle. Andestamine. Ma teadvustan, et vastumeelsuse omamine nii-öelda või endas hoidmine tekitab blokeeringuid ja ei lase armastusel voolata. Armastus mingil määral võib olla sul blokeerunud, takerdunud, see ei saa päriselt voolata, sellepärast et sul on mingis kohas tõenäoliselt seal on vaja kellelegi andestada, võib-olla iseendale andestada. Kas oled sellest teadlik või mitte? Siin võivad olla ka mitteteadlikud asjad, mis sind võib-olla blokeerivad. Kindlasti
mõned, kes vaatavad, teavad kohe, millega tegemist on. Okei, et see asi on, et mul on vaja seda lahendada selle inimesega seotud näiteks. Mul on vaja, okei, ma tegelen sellega. Aga võivad olla teised, kes ei pruugi teadagi, et on midagi vaja lahendada või lahti harutada. Ja tegelikult, kui sa mõtled, et sul ei ole mitte midagi vaja lahendada ja sa vaatad seda video, siis tegelikult oleks hea ikkagi vaadata sinna pinna alla, vaadata seda, mida sa võib-olla ei märka. Noh, siin mul jäi kohe silma see, et üks jalg on tal vee all ja sulg on seal peal, et ta ei näe neid varbaid. Et sa arvad, et sa näed, aga tegelikult seal on veel midagi, seal võib veel midagi olla. Et uuri ja mõtiskle ja kui vaja, siis küsi abi või juhendamist või mis iganes see võib olla. Nii, aga vaatame veel sulle. Ja siin on nii-öelda kappa jõudsalt edasi ja ära võta ei-d vastu. Oota imelisi lahendusi. Mis iganes olukord see on. Kuskil, ma ei tea, midagi läheb sul hästi, midagi on hästi. Kui sul on mure mingi olukorra pärast või sa ei tea, kas see laheneb või sa ei tea, kas kuidagi paremaks läheb või midagi, et ära jää seisma, liigu edasi. Tegelikult asjad lähevad sinu jaoks hästi, asjad lahenevad ja võib-olla sinu energia on võib-olla selline, et asjad lihtsalt lahenevad sellepärast, et sa ise liigud edasi, sest sinus võib-olla on see valgus, sest sinust on see rõõm ja kui sa ei jäta seda rõõmu maha, siis asjad saavad ikkagi nagu laheneda, energiad on lahti, asjad liiguvad. Samamoodi ka, et kui sa need blokeeringud ära siin lahendad või tegeled nendega, siis ka asjad liiguvad, asjad lähevad liikuma, sina ja su, ma ei tea, elu kõik nagu liigub ja sina ka. Ja need, ütleme, et imelised lahendused, see on lausa imelised lahendused, et võib-olla asjad, mida sa mõtled, et ei lähegi paremaks või midagi, et tegelikult lähevad paremaks ja sa võib-olla tõenäoliselt isegi näed oma minevikust seda, et asjad, mis sa arvasid, et ei lähe paremaks, ei lahene, tegelikult läksid liikuma võib-olla ja said lahendatud. Et tihti me mõtleme, et kas asjad lahenevad, kas asjad lähevad paremaks ja tegelikult lähevad. Ja lihtsalt võib-olla vahepeal on mingid blokeeringud ja nendest on vaja üle saada, ära lahendada ja siis jälle saab elu edasi minna nii-öelda. Võtame veel sulle siit. Ole iseenda nagu see õnnelik lõpp selles mõttes, et happily ever after ehk siis need muinasjutud ja kõik need, kus prints ja printsess seal koos lähevad. Et kui sul näiteks ei ole kedagi, kui sa oled ilma kaaslaseta, siis sina ise ole oma rõõmu allikas praegusel hetkel näiteks ja sina ise ole see, keda sa oled oodanud, sina ise ole oma mees, oma naine või kes iganes. Ja vähemalt praegusel hetkel sina saad olla iseenda jaoks olemas, sina saad ise seda rõõmu endale tuua. Ja see on seesama andestamine ja südame teema. Et kui sa andestad teisele, siis su süda tegelikult avaneb ja siis sul ei ole otseselt nagu puudust, sa ei tunne puudust armastusest, sest see on sinu sees olemas. Aga kui sul on keegi olemas, siis oleks ilmselgelt ideaalne, kui te mõlemad oleksid nii-öelda avatud südametega. No see on see ideaal nii-öelda. Seesama kaart, see karikate 2, kus mõlemad on sellises armastuse energias ja on üksteise jaoks olemas. Ja mõlemad tunnevad ennast hästi nagu iseendana, iseendas ja siis see suhe ilmselgelt läheb nagu veel paremaks või kasvab või see armastus või kõik see suureneb ja süveneb. Võtame veel sulle sõnumi. Kõige raskem on nüüd möödas igaveseks. Iga päevaga hakkab taas paremini minema. Päike tuleb välja, inimese naeratusi
inimeste naeratusi hakkad märkama ja süda hakkab taas lööma nii, et seda varba otsteni tunda on. Väga ilus. Nagu väga super. Mingid rasked ajad on läbi praeguseks, sest ikkagi elu on selline. Aga ütleme nii, et rasked ajad on läbi. Asjad lähevad paremaks, lihtsalt natukene on kuskil vahepeal vaja asju lahendada, asju vaja korda teha võib-olla, võtta, ma ei tea, suuremad probleemid tükkideks võtta, teha väiksemateks ampsatavateks tükkideks, et ei käiks asjad üle pea ja lähedastega olla, nautida lähedastega olemist oma sõpradega, perega, oma kaaslasega, kellega iganes, nautida koos olemist, tähistada, teha asju, mis vääriksid tähistamist, luua uusi mälestusi, kõik selline, et väga hea grupp tegelikult. Siin on asjad hästi, ma ei tea, hästi, väga hea, super. Saad ennast hästi tunda, nii ongi. Aga seekord sulle sai selline ladumine ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 4. Sinul on siin sõnum rahuhoidja. Rahuhoidja, tema sa säilitad harmooniat läbi konfliktist siis eemale hoidmise. Ehk siis sul võib olla omadus vältida probleeme, vältida konflikte lihtsalt selleks, et siis sa ei ole teistele tüliks, siis ei tule suuremat probleemi, siis sa ei ole halb inimene, siis ei ole ebamugavusi millegipärast niimoodi. Aga tegelikult see hoiab näiliselt rahu, sellepärast et pinna all ikkagi asjad ussitavad, probleemid on ikkagi olemas. Et sa võid mõelda, et sa hoiad rahu, aga tegelikult sa lihtsalt lükkad edasi ebameeldivat tõde. Ja see võib ebameeldiv tõde olla kõigile osapooltele. Ühtepidi sa oled küll rahuhoidja aga ja siin ütleb ka, et hoiad harmooniat. No ma ei ütle tegelikult, et see on ka halb otseselt. Oleneb olukorrast. Et on asju tegelikult, kus oleks vaja asjad ära lahendada, tegelikult oleks, hea oleks ju kõik asjad ära lahendada. Aga vahepeal tõesti võib olla olukord, kus on ajutiselt parem säilitada rahu ja harmooniat, sest ma ei tea, olukord võib olla ohtlik isegi ja on vaja olukorrast eemalduda, et siis ei tekiks veel suuremat konflikti. Aga ka vaatame, mis tarokaardid sulle räägivad. Seekord vist said grupile number 4 jälle samad kaardid, aga lihtsalt niimoodi tuli. Niimoodi nad tahtsid tulla. Ja see on mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on tegelikult selline, tegelikult mõõkade kuningas on tark. Ta näeb, mis on olukord, mis olukord on. Võib-olla näeb, mis on probleemne olukord. Ta tegelikult oskab asju lahendada. Ja tegelikult on ju selline kalkuleeriv ja mõtleb ette. Et võib-olla siis nii-öelda rahu hoidmine on mingisugune nii-öelda suurem plaan või siis suurema pildi nägemine justkui ja siin võib tunduda, et see on parem hoida harmooniat, kui et tekitada mingit konflikti. Vau, mündi äss. Võib-olla mingi uus ettevõtmine, mingi uus idee, uus tegevus. See võib olla materiaalne või midagi uut siis läheb su elus käima või sa hakkad millegi kallal rohkem töötama, midagi materiaalset. Vaatame. Vau, narr.
ja tõesti tegelikult narr on ka selline uuesti alustamine, millegi tegemine, aga siin on ikkagi see mõõkade kuningas, et see ei ole selline rumal tegutsemine ja mitte teadlik tegutsemine, siin on mingisugune tark tegutsemine, aga nagu võib-olla uutmoodi või natuke nagu küpsest kohast ja natuke nagu sellisest nagu sellisest õpilase kohast võib-olla, aga vaatame veel. Mõõkade kuus ja see võib olla seotud midagi alustad nagu uuesti, võib-olla nagu uue elu alustamine võib-olla on siis mingi uus eluetapp käsil. Ja siin on ka jõud, tugevus ja jõud ja tugevus, mingid uued algused on elus, mingisugune küpsus on siin ja samas on mingisugune nagu nooruslikkus või mitte päris nooruslikkus, aga ikkagi see nagu noviits, ma ei tea, kas see sõna on meil olemas, nagu me ütleme siis lihtsalt, et õpilane, sest mul ei tule praegu muud. Aga võtame sulle veel sõnumeid. Ja siin on sulle, sa pole katki, sa oled tähelaps, sul on imelised omadused, mis süsteemiga põrkuvad. Huvitav sõnum. Ma ei tea, kuidas see nüüd kokku läheb nende kaartidega, aga ehk siis ütleme, et sa võib-olla tunned, et sa oled kuidagi teistmoodi või teistest erinev ja maailm sellisel moel, nagu ta on, ei täida sinu vajadusi, võib-olla sa ei sobitu täpselt, siis ma ei aja nii laiaks seda juttu, et ütleme, et kui on näiteks kõige tavalisem asi, töö, enamus inimesi vist käivad tööl, ma ei tea, et kui sa või töö või kool või midagi, et kui näiteks sina tunned, et sa ei sobitu kuskile keskkonda, siis sa võid mõelda, et sa oled katkine või et sul on midagi viga. Aga tegelikult nagu väga-väga paljud inimesed, võib-olla isegi enamus inimesi mõtleb täpselt seda sama asja, et me kipume mõtlema, et me ei sobi siia ühiskonda, me ei sobi nende inimestega ja vist lausa enamus inimesi mõtlevad täpselt sama asja, aga see on lihtsalt mitte sellepärast, et süsteem selliselt, nagu see on üles ehitatud, see ei toeta tegelikult inimesi ja iga uus generatsioon, kes tuleb, tegelikult nad peavad selle süsteemiga jälle harjuma ja see üldse nagu ei toeta neid. Et kui vanasti, ma ei tea, kuidas vanasti asjad toimisid, aga igatahes vanamoodi asjad enam ei toimi, see võib ka olla. Ja kui sul on näiteks lapsed, siis võib-olla ka nendel, et näiteks nemad kas ei sobitu nagu ühiskonda või keskkonda või nemad on kuidagi teistmoodi, sellepärast et siin on see ema ja laps on siin, et võib-olla on nagu mure selle pärast, et kuidas nemad hakkama saaksid siin ja võib-olla ka sellega seoses sa, ma ei tea, kuidagi ütleme, et võib-olla sa pead mingi kohandamisi tegema, et laps kuidagi sobituks või saaks hakkama või sina oma elus pead erinevalt kogu aeg kohandama mingeid asju, et nagu saaks hakkama ja et asjad nagu toimiksid üldse. Ja see, et keegi on teistsugune või teistmoodi, see ei tähenda seda, et ta on mingi katki või et ta ei saaks hakkama. Lihtsalt meil kõigil tegelikult on kuskil oma koht, kuhu me tegelikult sobitume, aga neid kohti tihti on päris keeruline leida. Aga vaata, mida oraklikaardid ütlevad.
enesehinnang siis öelda, eneseväärtus. Ma oman andeid oma hinges, ma oman hingeandeid, mis toovad kasu minule ja teistele. Et ütleme nii, et kui sina oled teistsugune või keegi su lähedastest võib-olla tundub teistsugune, et siis näiteks ütleme, et sina tunned, et sa oled liiga teistsugune, siis sul on tegelikult olemas andeid, omadusi, millest on tegelikult teistel kasu, sa saad kuidagi teistele olemas olla. Ja kui näiteks on sinu lähedane keegi, noh ütleme laps, keegi on teistsugune või pereliige või midagi ja sul on mure nende pärast, siis ka nendel on tegelikult sellele maailmale midagi anda, midagi teistsugust, midagi eripärast. Ja see ei tähendagi seda, et nad on kogu maailmale, nad on mingitele kindlatele inimestele võib-olla vajalikud või väärtuslikud, et see on ikkagi jälle see, et oleks olemas inimesed, no et ütleme, et need teistsugused inimesed, ütleme, et on laps, kes on teistsugune ja siin maailmas juba on neid lapsi ja väga palju, kes on nii-öelda teistsugused ja kes justkui ei sobitu siia, kes on nii-öelda justkui normivälised, ütleme nii. Ja kui tuleb veel juurde neid selliseid lapsi, siis nende jaoks on olemas juba ees toetavad nii-öelda inimesed, toetavad lapsed, kellel on juba sama olukord läbi elatud või nad juba elavad seda, siis hea on samade inimestega kokku saada, siis kokku panna needsamad lapsed, needsamad täiskasvanud või inimesed, et nad saaksid oma keskis olla, et ei pea panema nii-öelda eripäraseid lapsi tavaliste lastega kokku. Aga võib. Või siis oleks hea panna need vahepeal eripärastega kokku ja vahepeal nii-öelda tavapärastega kokku siis nagu ühiskonna mõttes, et neil oleks olemas toetusgrupp, et neil oleks olemas inimesed, kes on samasugused nagu nemad on, et nad tunneksid ennast hästi oma kehas ja oma nahas, et nad saaksid oma, ma ei tea, muljeid jagada nii palju, kui nad oskavad või nii palju, kui te ise oskate, et kui on sellised lapsed näiteks, et siis näiteks lapsevanemana või õpetajana või kelle iganes, et siis juba, mul ei peaks meeles, mis ma rääkisin, et siis oleks see toetus olemas, et see toetusgrupp, see oleks hästi hea ja toetav. Vot. Huvitav, et kohe selline. Nii, vaatame veel. Nii, valitud suund ei ole õige valik. Astu paar sammu tagasi, vaata, kelle maha jätsid ja tee oma plaanid uuesti ringi, kaasates kõiki inimesi. Väga huvitav. See võib käia mille või kelle iganes kohta. See võib olla mõni inimene, see võib olla mõni valik, mõni asutus, mõni töökoht, huvi, hobi, mingi terviseasi. Võib-olla sa oled kedagi nii-öelda oma elust välja arvanud, kes tegelikult peab seal rohkem figureerima. See ei tähenda, et 100% või niimoodi, aga võib-olla mingil määral, võib-olla rohkem, kui sa tahaksid, aga seal on vaja ise siis nagu tunnetada, et mis määral, see on see konflikti teema jälle, et hoiad rahu selleks, et ei tekiks konflikti. Et siin võib olla vajadus nagu suhelda ja see on seesama mõõkade kuningas, kes tegelikult teab, mida öelda, kuna öelda, et ta on tähelepanelik, ta teab, mis võib-olla on murekohad, mis võivad tekitada probleeme, kus oleks vaja mingeid lahendusi teha, kuna oleks vaja, ma ei tea, samme teha, kuna tagasi hoida, et võib-olla siis ette mõelda, asjad läbi mõelda ja ikkagi suhelda ja arutleda. Ja mitte välja arvata
ma ei tea, siis noh, sina ise tead, mida või keda. Ja võib-olla siis mõelda uuesti ja mõelda võib-olla teise külje alt või vaadelda, mis võimalused veel on olemas, et vaata, mis võimalused veel on olemas. Et ära mõtle ainult ühekülgselt siis. Aga vaatame veel sulle. Siin ütleb sulle, et tegutse. Kui siin ütles, et astu paar sammu tagasi, siis siin ütleb sulle, et tegutse, et sa oled ühenduses oma tõega selles olukorras ja sul on vaja usaldada oma nii-öelda kõhutunnet ja armastavalt nii-öelda, ütleme siis nii, et armastavalt ennast väljendada. Ehk siis see ongi seesama põhimõtteliselt, mis ma juba ütlesin, et nagu mõtle enne kui ütled, et sa ei pea probleeme vältima, aga suhtle ikka, aga lihtsalt mõtle enne võib-olla, et ei pea välja purskama asju, ei pea tagasi hoidma ka, et selline nagu mõõdukalt võib-olla, tasakaalukalt ja küpselt. Vaatame veel. Unista kõrgemalt kui taevas ja sügavamalt kui ookean, see on see, siin on see Oceana, siin on ookean. Emotsioonid siis võib-olla veeteema. Unista suuremalt, sul on vaja pilti vaadata suuremat pilti vaadata, unistada suuremalt. Võib-olla sa hetkel, sinu elu on selline, et asjad võib-olla natuke koomale tõmmatud või kuidagi kitsam on näiteks ja vaja on siis nüüd hakata mõtlema sellele, noh nüüd või peagi, et kuidas saada, mis on siis need järgmised sammud, et või mida ma tahan edaspidi kogeda, milline ma tahaks, et mu elu oleks. Et vaja on võib-olla siis suuremalt nii-öelda unistada, nagu siin öeldud juba on, ja sügavamalt kui ookean. Et võib-olla siis nagu emotsioonide mõttes ka ja tunnete mõttes, et siin ei ole tegelikult ühtegi nagu karikakaarti, ühtegi sellist südamekaarti otseselt ei ole. Et võib-olla siis neid südame asju ka, et mõelda sellele, et kuidas ma ennast tunda tahan oma sees ja kuidas siis seda saavutada, et sellele rohkem võib-olla keskenduda. Võtame veel sulle. Vabadus. Ela metsikult ja vabalt, vali oma vabadus ja võta omaks siis iseseisvus. Mingisugune vabadus on sul, mingisugune vabadus ja võimekus elada vabamalt, võib-olla nagu lennata, võib-olla kergust luua. Kas siis seda on su elus rohkem praegu ja võib-olla, ma ei tea, kas sa tajud seda, võib-olla sa tajud või teadvustad, et rohkem naudi seda, mis sul hetkel on. Et kui sul on seda kergust elus, siis naudi seda täiega ja kohustused, ütleme nii, et ei kao ära. Aga kindlasti see kergus, et seda naudi. Ja mis iganes olukord sul on, et tegelikult sa oled piisavalt tugev. Sa oled tugev, et tulla sellest olukorrast läbi ja ikkagi see tunista suuremalt. Probleeme räägi probleemidest, lahenda neid. Ja jah, sul on, asjad on muutumises hetkel. Ei ole selliseid kindlaid edasisi samme või midagi, aga mingisugused kohanemised on hetkel ja asjad võib-olla on justkui nagu natukene pooleli, mingil määral on justkui on
justkui on mingi teadmine, et mis edasi saab näiteks, aga siis on juba sul siin öeldakse sulle, et juba mõtle järgmisele etapile ka, et kuhu sa tahad jõuda. ja, ja võib-olla siis ongi hea, et siin öeldakse sulle, vaata, et unista suuremalt kui taevas ja siin on see vabaduse kaart ka, et võib-olla siis oleks hea ka mõelda, et kuidas rohkem, ma ei tea, vabadust kogeda oma elus. Nii-öelda see manifesteerimise asi, et neid edasisi kaugemaid samme ka vaikselt luua ja manifesteerida, mõelda nendele ka. Vot nii, aga seekord sulle sai selline elatumine ja tšau!